Tere kõik head looduse sõbrad. Täna esiteks tuli mulle selle päeva puhul meelde väga Jaan Eilart, et üks ilus peatükk nooruses ja väga pikalt on olnud nii minu emal, isal, minul. Meil olid väiksed looduskaitseseltsi liikmekaardid ja aeg-ajalt käisime looduskaitseseltsi kokkutulekutel, mis olid väga põnevad. Täna ma võtsin isegi kotti kaasa ühe toreda Jaan Eilarti kaardi kullerkuppudega ja kuldseid kullerkupikuid kahjuks peaaegu enam ei ole. Aga siis Jaan Eilart just täpselt looduses, kultuur, loodus ja kultuur. Vahel kui Eesti mängu mängitakse, tuleb meelde heavad loodus, kultuur ja need olid niivõrd käsi käes, olgu nad Paides, olgu nad Kööleri sünnipaigas, olgu nad Kurgjal, kus koos said käidud ja ka Jaan Eilart aeg-ajalt Kääriku talus küll vähki söömas juttu olemas. Aga see on natuke võib-olla vigurvändlik, aga vahel seal, on teada, mina elan maal looduses, koon vaipu, õpetan üliõpilasi, pean muuseumit, pean talu, elan oma raamatute keskel, arhiivi keskel ja püüan seal midagi teha. Aga ma teen praegu ühe vigurvändliku asja, sest et elus tuleb seal ka väikseid murekohti maal ja hiljuti ma kirjutasin ühe jutu, mille nimi on Virtsapütt ja kuna see nii hästi sobib kokku selle suure ja väikese mõttega, mis praegu on, siis ma loen selle ette. Virtsapütt. Vahel laskub mõni argiolu murekoorem nii rängasti su turjale, et võtab alles vaeva ja aega, kui sa sellest jälle vabaks saad. Aastaid ei ole selle elu proosalisema poolega muret olnud. Tellid 2 korda aastas virtsapüti põllule, see tühjendab hea elu ja rikkaliku söömise tulemusel täitunud roojapaagi ja elu läheb edasi. Aeg-ajalt elu areneb. Vahel kahjuks. Äkitselt on ilmunud selle töö ja tegemise tarvis hiigelvägevad masinad. Üüratud lausa. Sellised masinad, mis suudavad ainult sõita ja toimetada tugevatel laiadel asfaltteedel. Nad pole mitte tavalised autod, esi- ja tagaratastega. Üks paar rattaid on kõhu all ka. See kõhualune rattapaar tuletas mulle meelde üht kunagist raadiosaadet, kus räägiti ühe loomateadlasega emisest, kes ilmale toonud erakorraliselt palju põrsaid. Õhinal reporter pinnis teadlast, et kui kõrgeks seda põrsaste arvu võiks tõsta ja selle peale teadlane ütles, et see on viimane piir. Järgmine samm peaks olema lisapaar jalgu emise kõhu all. Nalja võib teha, aga asi naljast kaugel. Juba 3. korda sai Virtsapütt edutult välja kutsutud. Läikivad, võimsad, hõbedaselt helkivad üleelu suurused masinad, nagu tõeline Boeing väikesel külateel. Just kui kosmoselaev seda maist ja argist toimetust toimetamas. Kõrgest masinakabiinist ronis alla tugev ja turske mees. Käed puusas kui punnakal supitirinal, rind ees, õigemini kõht, jalad veidi harkis, hindas ta põlgliku ilmega minu teed ja põldu. Ei, nalja teete või? Minu masin sinna põllu peale küll ei sõida. Selline riist on ainult asfaldi jaoks. Ja üldse, miks te niisuguse lolli koha peal elate? Minu lolli koha peal on väga ilus elada. Lilled õitsevad ja puud haljendavad ja linnud laulavad. Läksin väga kurvaks, ei teadnud, kuidas edasi. Boeingi mees tagurdas, pahurdades ja kurja vandudes oma tühja ja tulutu hiigelmonstrumi asfaldile tagasi. Vaja endale tuhka pähe raputada. Olen kerglaselt läinud kõigi mugavuste liimile. Oleksin võinud truuks jääda konstaabli käsul vanaisa ehitatud puukemmergule 2 kõrvalhoone vahel. Talvel on veidi karmivõitu, aga suvel on mõnusast mõnusam. Istud rahulikult 1000 kordi tuharatest siledaks lihvitud prilllaual, õigemini ümaraugu sõõri äärel. Sirelitesse mattunud puupeltikust tuleb häid mõtteid pähe. Päikese soe puupind istumise all on sulle lisaks andnud jälgida midagi nii,
midagi nii põnevat, mida sa ühestki telekanalist ei leia. Ämblik on kudunud ilusa tiheda püünisvõrgu ja nüüd istub hiirvaikselt koibagi liigutamata kemmergu nurgas. Elad jahimehele kaasa. Ei läinudki kaua aega, kui kärbes võrku lendas ja sinna jalgu pidi takerdus. Ämblik sibas mööda võrku kohale, mis kindel see kindel. Kalamehelgi võib kala viimasel hetkel otsast ära minna. Ämblik veeretab kindluse mõttes kärbse tihedasse võrguniiti, siis hakkab elu nautima. Pistab pika nokka oma joogikõrre saakputukasse, just kui ämbliku hommiku kohvi. Ta imeb mõnuga kärbsemahla ja kiiret pole kuskile. Ja ka augul istujal pole kiiret kuskile. Ilusad mõtted liiguvad peas. Oma aeg ja omaette olemine. Siis mõtled pahaks panevalt selle kurikaela peale, kes peegloseti leiutas. Just see leiutis võimaldas ehitada suuri linnu ja pilvelõhkujaid. Inimesi must miljon ja iga mehe junn jookseb otse joones ookeani poole, ämber puhast vett kaasavaraks. Kaua selline ilm ja elu kesta saab? Mitte eriti kaua. Ja tulebki välja, et aeg ja elu, mil inimesed kartuli ja kapsamaal kükitamas käisid või laudanurgas oma asja ära õiendasid, oli palju puhtam ja loodussõbralikum. Ja ilusad sinised sitasitikaid oli enne muiste rohkem, rõõmsaid ja hästi söönud sitikaid. Väikesed puukemmergud talude juures olid ka igati mõistliku mõõduga. On igati mõistliku mõõduga ega tee kurja. Eks neidki pidi aeg-ajalt tühjendama. Mida suurem pere, seda tihedamini. Talvel oli õige aeg peldiku puhastuskuur ette võtta. Kirve ja kangiga kangutati sitakamakad lahti ja viidi kuhu vaja. See kraam pidi hea olema karusmarja põõsastele jahukaste vastu. Vahel viidi lauda taha ja liideti loomasõnnikuga. Ükskord oli selline lugu juhtunud, et mõisaaednik toonud tallu hulga ilusaid tomateid. Talus seni tundmata vili. Endise elukogemuse põhjal võis oodata ehk midagi magusat, ploomisarnast. Esimene suutäis oli pettumiseks, aga siis hakkas õige hästi maitsma. Vanaisa käis veel mitu puhku tomateid otsimas. Ise oli ta nende peale veel kõige maiam. Niisiis, sel suvel ja sügisel söödi talus palju tomateid. Talvel tühjendati kemmergut lauda taha. Peale talve tuli kevad oma paljude tööde ja toimetamistega, aga hilissuvel märgati, et mis seal lauda taga õige heinases punetab. Kemmergu tühjendamise koha peal kasvasid võimsad tomatitaimed, punaseid vilju pilgeni täis. Nii algas tomatikasvatus selles talus. Tore on meenutada ja mõelda, aga minul endiselt murekoorem kukil. Pasapaak pilgeni täis, meel mõru ja abi ei näi kuskilt paistas. Väiksemate masinate aeg on ümber, neid lihtsalt enam ei ole. Võib-olla kusagil veel on, aga ei satu peale. Ja need uued suured pasapõuingud teenindavad ainult asfaldirahvast. Tõotan endamisi mitte kunagi enam veekemmergut kasutada, mitte kunagi enam moodsa ja mugava elulõksu langeda. Vahel juhtub, et kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem. Olin pidevas häireseisundis, muud tööd ja tegemised ei edenunud ja lahendamata teole lahendust ei paistnud. Koormav lasu ei andnud minutikski asu. Olin oma küla bensiinijaamas. Äkki nägin enda kõrval tankimas mulle juba tuttavat suurt teraslooma. Selle looma jootmine võtab aega. Masina juht oli teine, paistis olema avale ja abivalmis olemisega. Rääkisin talle oma murest. Tema vastu, et mis seal ikka, vaatame järgi. Nii me sõitsime 2-3 kilomeetri jagu. Mina ees ja tema kannul. Tuli, vaatas, mõtles. Sõitis septikuni, tegi põllul paar tiiru, ei juhtunud midagi hullu. Siis hakkas tööle, tõmbas paagi põhjani tühjaks ja lõpuks loputas veega üle. Milline rõõm, milline tänutunne. Leidsin lõpuks väärt inimese, kes tahtis aidata, kes otsis ja leidis lahenduse, kes tegi vajaliku töö lõpuks ära. Lõpuks ma vist ikka kasutan vahetevahel natuke vannitoba ja veeklosetti. 2021.
nii et aitäh teile. Aitäh, palun Anu, et ärge minge veel ära, et siin natukene on meil aega ja tõesti suur kummardus selle eest, et niimoodi mõnusalt ja maalähedaselt need asjad on nüüd kokku võetud ja ma loodan, et ikkagi need kunagi ka raamatu kaane vahele jõuavad. Et mulle meenub, eesti keelde on tõlgitud üks suurepärane raamat Tanizaki Junichiro Varjude ülistuse, vist on selle pealkiri, ja mis on hämmastav, kui ma seda lugesin, et kui ilusalt võib kirjutada vanast puukäimlast. No tõesti, see on uskumatu, et kui poeetiline kõik see lugu on ja ma kujutan ette, et me selles mõttes võib-olla oleme jaapanlastega natuke sarnased, vähemalt meile meeldib mõelda, et me teame väga hästi, kus need kõige paremad mõtted ikka tekivad. Aga ma võtaksin selle julguse, küsiksin siiski ühe küsimuse, et kõikide oluliste asjade kõrval on ikkagi teie südame selliseks asjaks olnud ka noorte inimeste õpetamine, et kui nüüd teha mingi selline üldistus, et eks neid aastaid on ju ka omajagu kulunud ja saab teha sellist võib-olla väikest mineviku kaalumist ja tuleviku vaatamist, et kas süda on rahul, kui vaadata noori inimesi, et tegelikult miks nad ikkagi sinna Heintali kanti tulevad, mida nad otsivad? Kas inimene on muutunud võib-olla selle poole sajandi jooksul? Et võib-olla jah, see küsimus ongi selline, et kas süda on rahul, kui vaadata noori inimesi? Kas ta alati päris rahul on, aga rõõmus? Need üliõpilased tulevad täpselt ülehomme, mis on teistmoodi, et neid on korraga palju ja ma julgeks öelda isegi liiga palju, et kui need grupid olid väiksemad, siis sai nendega tihemalt ja lähemalt mõnusamalt suhelda. Et kui tavaliselt kui ma noor üliõpilane olin, siis oli 5 oli juba suur kursus tekstiili üliõpilasi, aga esmaspäeval tuleb neid 21. Ja see on ikka päris, siis see tähendab, on liidetud mitu eriala kokku, tekstiil, kostüüm ja endine nahk, nimetatakse aksessuaarid ja mulle teeb see muret, mitte noorte inimeste vaatamine, vaid teeb muret see, et nendele õpilastele ei saa pakkuda küllalt süvenevat ja head juhendamist. Aga ikkagi üliõpilasi on väga tore vaadata. Üldjuhul on neile alati meie juures väga meeldib. On küll ka selliseid inimesi, kes tuleb Tallinnast, kelle kohta võib öelda, et naljalta asfaldit maha ei astu, nagu need pütid seal, aga üldiselt hakkab meeldima, kui alguses on natuke sellist linnarahutust ja poe ja arvuti otsimist kogu aeg, aga varsti nad saavad maigu suhu sellest maa olemisest. Ja üks tore asi, et praegu on meil veel üks niisugune lisamaja, see on Metsavahi maja, mille ma hiljuti oma elutöö preemia eest ostsin ja nüüd on väga suur rõõm, et sinna on saanud sobiv perenaine sisse ühe väga huvitava poisiga, kes on nagu väike miniteadlane, ma leidsin ta järve äärest, kui ta püüdis liblikaid ja kui ma siis vaatasin, et 8-aastane poiss nõtkelt püüab liblikaid ja kiile, siis ütleb, see on kõrsik, see on liidrik, see on emane, see on isane, see on päeva paabusilm. Admiral, siis ema ütleb, ei, admiral tuleb alles augustis ja siis kõiki neid tööuimlased ja need sõnad talle tulid, siis ma selle poisi järele otsisin üles tema ema ja siis nemad siis tulidki sinna Metsavahi majja, kus praegu on väga meeldiv ja mõnus keskkond nii väikelastele kui ka üliõpilastele ja ma loodan, et üliõpilased näevad ometi, kui ilusasti on kanad riides ja kui ilusad riided ja kui ilusad suled ja sulevärvid neil on ja võib-olla see sobib vaadata. Aga meie elu ongi see, et üks suurem selle muuseumi tarvitajad grupp on kunstiüliõpilased kõikidest kunstikoolidest, kõrgkoolidest meil ja nad vaatavad pärandit, mõtlevad selle üle ja leiavad sealt siis ammutavad inspiratsiooni, püüavad täna oma loomingusse mingisuguseid killukesi sealt kokku ja ma väga just soovin, et nad vaatavad paralleelselt nii loodust kui ka siis selle pärandi mustreid, looduse mustreid ja pärandi mustreid ja nende kooslus on üks väga, väga ilus asi.
jah. Aitäh, suurepärane, et selles vastuses oli optimismi, aitäh selle